Ja nüüd naaseme telepildiga lauluväljakule, kus on lõpule jõudmas 25. üldlaulu- ja tantsupidu. Üks hetk, ma palun üks hetk. Sõna on Eesti Vabariigi kultuuriministri. Kohe järgneb Gustav Ernesaksa Mu isamaa, mu õnn ja rõõm. Aga enne, tähendab, see on hümn, see mu arm, Ernesaksa arm, aga enne ma tahaksin öelda paar sõna. Kallis Eesti rahvas! See, kuidas me kõik siin täna ühtsena nagu üks mees ja see, mis toimub praegu minu südames ja tuli, mis põleb, mis igavene tuli, no mitte igavene, see kustub ära muidugi, aga ja need lipp, Eesti lipp, see lippude meri ja Eesti on teatavasti mererahvas. Kalurid on eestlased olnud aastasadu ja Eesti keel ja Eesti meel ja veel ühes hingamine. Aga mida see tähendab? Kallid peolised, teeme ühe laine ja laine! Stopp, tähendab kohe ikka tuled sisse, eks? Et tule kohe sisse. Ei, siis kui muusika algab. Ja. Ei noh, ma siin mõtlesin, et ei tea ju neid asju kõike. Ja. Ja noh, mis ta kõik on see? Vaikust. Ja vaikust, jah. Stopp, tule kohe sisse, kui muusika algab. Et siis tuled kohe, muusika on sulle märgiks. Ja, märgiks, jah. Jah, said aru nüüd. Ja kas sa palun saad ilma kepita tulla? Ei. Palun vaikust ja läts! Ma mäletan, kus ükskord ja pant tuli majja, tegi nalja, oli tead aiavooliku sidunud ümber. Stopp, palun, tähendab härra telepoiss. Maestro.
Maestro telepoiss, palun teeme nüüd selle asja ära, meil läheb lihtsalt stuudio käest ja pärast räägime lugusid ja teeme kuradi tireled ette ja taha, eks palun teeme nüüd selle asja ära. Ja, teeme ära, jah, saab õhtale ära. Tead ära, sa poiss, tead siin ja midagi palun, ei, vasakule, mine vasakule ära, mitte taha, vaid vasakule, sinna, kust enne tulid. Vasakule, just. Ja, veel, kaadrist välja. Kaadripiir ei ole, veel. Nii, nüüd oled väljas, nii. Ja palun vaikust nüüd. Ja läks. Stopp! Kus sa sinna said? Vasakult tule sisse, vasakult. Miks sa seal oled? Sa pole kunagi sealt tulnud vasakult tule sisse. Ja ega ma isegi mõtlesin ikka, et vasakult. No võt, siis tule vasakult. Ja palun vaikust. Läks! Eesti teadus, see esmapilgul tühi termin, on ärganud uuele hingamisele ja seda tänu mehele, keda võiks vabalt nimetada mitmekordseks professoriks, kui ta seda oleks. Lubage tutvustada Paul Nusik, politoloog. Mis asi on politoloogia? No, politoloogia on teadusharu, mis uurib poliitikuid, uurib nende käitumist ja kuidas poliitik saab olla inimesele kasulik. Seda meile nii kasulikku teadustööd teeb Paul Nusik enamasti välitingimustes. Kuna poliitikute naturaalset käitumist võib näha vaid nende loomulikus keskkonnas, väisab Nusik tihti võimukeskuste lähedal asuvaid parke ja veekogusid. Ta menetleb. Kes nüüd asja ei tunneks, võiks arvata, et ta mollutab. Aga tegelikult see menetleb, see on täitsa teine asi. Selleks, et säärast haruldast olendit tabada, tuleb teda ja tema käitumist väga põhjalikult tunda. Ja siis täitsa tavaline ümbrik. Kirjutame siia peale nii, pistis, nii. Selle siia ja paneme igaks juhuks ühe sõidukompensatsiooni ka, asi kindel oleks. Seejärel varjume Nusiku juhtimisel võserikku ning õige varsti märkame lagendiku serval liikumist. Tundub, et meie võttegrupil on päevaga vedanud. See on vist minister portfelliga paistab. Ja ongi. Vilunud liigutusega uimastab kogenud looduskaitsja ehmunud poliitiku. Ega ta viga ei saanud. Lõin ta lihtsalt toimetuks, temaga saab pärast kõik korda. Et aega on vähe, asub teadur kohe proove võtma ning uurimisalust mõõtma. See on 5,5 kilo. Ei ole palju. Siis on, näe, see on juba kuskil noosi saanud kätte. Aga otsib veel, talv on pikk. Tuleb ikkagi vastu. Pärast isendi märgistamist turgutab Nusik poliitiku teadvusele ning laseb ta tagasi vabadusse. Lähme nüüd eemale. Leidis kodutee üles. Koju! No, ma tunnistan ausalt, ma imetlen neid. Nad on võrratud olendid, nad on looduse kroon. Uhke. Paraku ei arva kõik nii. See on ainult üks paljudest YouTube'i videokeskkonda laaditud isetehtud videotest, kus salakütid jahivad uhket
ning muidu väga heas toonuses poliitikut. No probleem ongi selles, et salakütid lasevad neid kõige priskemaid. Järele jäävad ja sigivad need kõige väetimad, kõige väiksemad. Genotüüp käib alla, ma ütleks, et viimase 10 jooksul on poliitikute kvaliteet ikka kõvasti langenud. Mõne aasta eest ehitas Paul Nusik varjupaigaga oma koju, kus ta hooldab vigaseid ning parteituid poliitikuid. No vot, ja siin mul nüüd ongi siis üks endine liberaal. Hoian teda siin. Ma leidsin ta Diskrest. Mul ei ole suitsu anda sulle praegu. Oot, aga mis tast nüüd edasi saab? Seda ei tea, jah, sest riik ju siin vaeste eest ei hoolitse, ainult rikaste eest ja konkurit. Ma unustasin ära, ta on meil parempoolne, teda see sotsiaalne jutt ärritab. Minge natuke eemale, ma üritan rahustada teda. Minge eemale, minge. Nii, tee selge rikast, siis ta ei tapa teid ära. Tee nägu, nagu sul oleks raha. Ja vaata, kui sul on natukenegi südant, siis anneta Paul Nusiku parteitute poliitikute varjupaigale. Toeta Eesti teadust. Tere! Ja me oleme tagasi rubriigiga Eesti Nokia, kus nuppukad ja nutikad Eesti inimesed tutvustavad oma uusi leiutisi ja lennukaid ideid, mis saavad meie elu üht või teistpidi paremaks muuta. Ja meil on tänaseks saate külaliseks Helmet Maalt. Tere, Helmet! Ja mis põnevat leiutist teie tahaksite meile täna siis tutvustada? Tere kõigile televaatajatele. Ja tere. Ja mida huvitavat olete kaasa toonud? Ma näen, teil on siin laua peal üks komps. Ja, siin sees ongi. Nii, ja sellest võiks teie arvates saada uus Eesti Nokia. Ja. Väga huvitav. Ja televaataja on kindlasti väga põnevil. Avame siis kompsu. Oi! Ma saan aru, see on kuidagi munadega seotud. Ei, see ongi see. Kanamuna on uus Eesti Nokia. Ei, see on kukemuna. Mis asi? See on kukemuna. Mis kuke? See on tavaline kanamuna? Ei, see on kukemuna. Ma olen küll linnainimene, aga ma saan aru ja ma tean, milline kanamuna välja näeb. Ei, see on kukemuna, vaadake. No? See on ühest otsast kumeram. Kanamuna ongi ühest otsast kumeram. Ei ole. Või no on, aga kukemuna on teisest otsast kumeram. Mis teisest otsast? No kukemuna on teravast otsast kumeram ja kumerast otsast teravam. Mis vahet seal on, kummast otsast ta kumeram on? No seal ju ongi vahe. Nii tõesti, tähendab, nüüd on siis kanamuna. Ei, nüüd ta on tagurpidi kukemuna. Kas te tulite mingit rumalat nalja siia tegema? Ei, vaadake, ma keeran tagasi ja nüüd on kohe näha. Ei, kuulge tõesti, tähendab nii. Me läheme oma saatega edasi. Ma võin tõestada. Et see on kukemuna. Noh? See on kukemuna sellepärast, et jah? Kukemuna koor on kullast. Härra Helmet, see muna, mis teie ees siin praegu lebab, selle koor ei ole kullast. Muidugi. Mis mõttes muidugi? Seda näeb ainult eriliste prillidega. Ja kas teil on need prillid? Ei ole. Väga hea, tõesti. Nii, meie rubriigi... Mul on üks asi veel. Üks parem asi on veel. Noh, ja mis see siis on? See on kast, mida ei saa lahti. Mis mõttes ei saa lahti? Ei saa lahti, proovige. Aga see käib sealt poolt. Oi, teie jälle siin. Tere. Mina olen Ott Sepp. Nagu väga paljud teie seast ei ole ka mina näinud uut Eesti mängufilmi Püha Tõnu kiusamine. Miks? Sellepärast, et ma lihtsalt pole viitsinud. Hoolimata sellest otsustasin tänu intrigeerivale pealkirjale teha sellest ikkagi enda versiooni. Siin ta on. See, et kas vaataja aru ei saa, et see... Mida?
et kas vaataja aru ei saa, et see ei ole nagu päris koer või? See on must-valge film, vaataja ei saa midagi aru. Sina lihtsalt vea seda koera. Jah. Läks. Aga... Mida? Aga et miks see koer mul üldse on? Või kas... Miks? Sina vead surnud koera, millest sa aru ei saa? Aga kas ta peab selles stseenis olema või? Muidugi peab. Surnud koer peab olema. Igal pool peab olema surnud koer. Läks? Jah. Kurvemalt. Mida sa teed seal? Mängi ängi. Mängi. Ära kaamerasse vaata. Ängi või? Jaa. Ahah, jah. Mis ma nüüd teen? Istu seal lihtsalt ja söö see ära. Kas on toores maks? Ja vaikus, võte. Need on? Kohe näed. Ja võte. Läks. Aga millest see film on? Märt, lihtsalt ole vait ja karju. Läks. Jah. Jube külm on. Ole vait. Ja need mõned, kes on näinud originaalversiooni, ega suurt vahet ju ei olnudki. Nii, nüüd on olemas täiesti veekindel plaan, kuidas me jälle jalad alla saame. Tükk aega mõtlesin, aga välja mõtlesin. Tuulikud. 60 tuulegeneraatorit Pärnumaale. See on tuleviku energia. Asjaajamine praktiliselt puudub. Tuleb lihtsalt hunnik maad kokku osta, siis metsad maha raiuda, saabki postid üles ajada. Turunduse seisukoha pealt ka väga lihtne. See asi müüb praktiliselt iseenesest. Nüüd on ainukene asi, et konkurendid meie ideest teada ei saaks. Miks 60 tuulikut? Tõepoolest, ei peagi olema. Alguses võib olla ka 40. Hoiaksime kohe 3 võrra tootmiskulusid kokku. Aga mis kõige olulisem, see on kasulik kõigile. Investoritele, tarbijale, aga eelkõige meile. Oota, aga miks 40 tuulikut? Ei peagi olema, sellepärast ma siin olengi, et me saaks arutada. Alguses võib olla ka 1 tuulik. See on isegi veel parem idee, me saaks hoida asja salajas. Ühe tuuliku võib ehitada ka ju odavamast materjalist. Vaadata, kuidas ta ilmastikule vastu peab. Saaksime pärast äkki jälle kokku hoida. Aga miks üldse tuulikut, kui firma tegeleb lõnga ekspordiga? Just, õige. Ma lähen mõtlen veel. Hääperemees, palun 1 mõdu. Kuule, see on see ju. Sa tead seda, vaata seda meest, see on see, kirjutaja, tead, kirjutaja. On see mees nagu, on Baltasar, Baltasar, sina vä? Teed sina? Kuulge, kirjutad midagi vä? Päriselt, aga mis siin oled? Kuule, kirjuta seda, et me oleme siin. Oo, kirjuta.
Ja Lauka Jaanus, pane kirja, viitsid vä? Pane kirjuta siia, et me olime siin kõrtsus täna, noh. Ja palun, kas te võiksite? Mul on siin kirjud. Ja kõrtsmik, lase mõdu, too mõdu, saad aru. See on põhimees. See on kirjutaja. Võta mõdu. Mis teed? Saad aru, ma mõtlesin, et noh, nüüd ma olen nagu Baltasar Russovile kaussi pannud. Miks sa seda tegid? Sest su naine töötas mu ära. Valmistus surema. Hea küll. Aga enne ma tahaksin sinu käest midagi teada. Kumb oli enne? Muna või kana? Ära pea mind lolliks. Muidugi oli kana enne. Või oota, kana pidi ikka muna sees tulema ju. Tähendab, muna oli enne. Aga kust see muna siis tuli? Kana munes. Oota, kurat. Kui kana munes, siis pidi olema ju muna enne seda kana, kes munes. Tähendab, muna oli ikkagi enne. Aga kui muna oli enne, siis see pidi ikkagi tulema ju kana seest. Tähendab, et peale seda enne muna oli veel enne kana. Aga kust kurat see enne kana siis tuli?
tervist, kas perekond Põim? Jaa, meie oleme. Väga hea, teid me otsimegi. Kõik on kodus veel? Kõik on siin. Väga hea, teil on aega 15 minutit. 15 minutit, milleks? Siis me küüditame teid. Täna on suur küüditamine. Vabandust, mis asi? Küüditamine! Hakka asju pakkima, aga meil ei ole aega sinna hommikuni passida. Jaa, aga mis asi see küüditamine on? Küüditamine, kurat võtaks! Mitte midagi ei saa aru. Sina saad või? Esimest korda kuulnud. Tähendab, me viime teid reisile. Siberisse, pikaks ajaks. See on valitsuse otsus. Aga mis see maksab? Midagi see ei maksa teile. Kuulsid? Lõpuks ometi. Me oleme seda nii kaua oodanud. Kuulsite, lapsed, me läheme reisile. Lõpuks ometi jälle. Kuule, Arno, hakka pakki. Oot, kuhu helistanud? Lapsed, minge ka, võtke riideid. Lapsed, las olla siin. Maie, sa ei kujuta seda ette. Maie, meid küüditatakse. Ei, mitte see soov, see on liiga pala, võta midagi. Saame teada, kohe praegu minek ka. Kui pikaks? No päris pikaks. Kuule, sa ei kujuta ette kuhu? Siberisse! Tasuta! Jumal küll, aga võtke siis keedu vorsti, meil on ärge mind häbedega, pane, võt vähemalt, noh, kange siia, võta sina ka, jumal küll. Ma ei tea, kas see on nüüd sobilik, aga teate, mina tahaks kohe sellisel puhul, noh, väike... Noh. Palju õnne siis? Palju õnne. Plaan 1, duubel 1.